Reisilainele S-Traveliga. Tere head kuulajad, mina olen Sandra ja te kuulate Reisilainele S-Traveliga podcasti. Tänases saates räägime ühest võib-olla pisut segasest, aga samas hästi olulisest teemast, milleks on siis tarbijakaitse reisiteenuste kasutamisel. Et kuidas siis ennetada või kuidas kaitsta end ootamatute probleemide ja tühistamiste ja muude selliste reisitõrgete korral. Reisimine peaks olema tegelikult selline positiivne, murevaba ja siuke inspireeriv kogemus, aga tõde on see, et ega teinekord kõige hoolikamalt planeeritud puhkus võib siis võtta sellise ootamatu pöörde, et olgu see siis tühistatud lend või üleproneeritud hotell või toimumata jäänud ekskursioon või hoopis ootamatu pankrotistunud reisikorraldaja, et kõike võib ju juhtuda ja et just siin tuleb mängu siis see teadlikkus oma tarbijaõigustest ja sellest ka, et mis need teenusepakkuja kohustused on. Tihtipeale arvatakse, et kõik reisiteenused on nagu, kõik reisiteenuste pakkujate puhul on sul alati õigus raha tagasi saada mingit kompensatsiooni ja sind aitavad, eks ju, Eesti seadused. Et tegelikult on siin ikkagi ju suur vahe, et kust sa oma reisi broneerid. Olgu siis reisikorraldaja või reisivahendaja, eks ju, on see Eestis registreeritud firma või välismaine, on see mingi üldse tundmatu online portaal, pole teadagi täpselt, kuhu see registreeritud on, või ostad üldse mingist, mis tänapäeval on juba üsna laialdaselt levinud mingist Facebooki grupist, kellegi eraisiku käest selle reisi, et siis täna räägimegi sellest, et kuidas siis neid tarkasid reisi ostu otsuseid teha ja olen siis täna omale külalisteks kutsunud Eesti Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelevalve Ameti spetsialisti Merli Siitani ja ka oma hea kolleegi Natalia, kes siis muude töökohustuste hulgas tegeleb ka S-Travelis kliendikaebustega. Et siis saame kuulda ja arutada ka natukene, mille üle meie kliendid kaebavad. Aga alustame siis võib-olla sellest, ma ei tea, kas nüüd kõige tähtsamast, aga sellest siis, et mida sa enne reisi ostu saad juba enda jaoks nagu kindlaks teha. Et siis reisiteenuse pakkuja usaldusväärsusest ja tagatisest. Et mis need siis on, mis see tagatis on? Et miks on oluline kontrollida, et see reisikorraldaja või selle reisivahendaja, kelle käest sa reisi ostad, et tema finantsilist kuidagi usaldusväärsust ja tagatist? Tere! Ja et kui reisija soovib pakettreisi osta, siis tuleb kindlasti kindlaks teha, et kes on reisikorraldaja. Reisikorraldaja on siis see, kes vastutab nende teenuste osutamise eest ja lisaks peab siis olema täitnud selleks ette nähtud nõuded. Reisikorraldaja peab olema esitanud majandustegevusteate majandustegevuse registrisse ja omama tagatist. Ehk siis reisijal ongi hästi hea ja lihtne minna majandustegevuse registrisse, kas või Google'isse panna otsingusse majandustegevuse register ja vaadata, kas see reisikorraldaja, kellelt mina hakkan pakettreisi ostma, on siis need nõuded ära täitnud ja omab tagatist. Muidugi olgu siinkohal märgitud, et reisivahendajad, kes siis vahendavad Eesti või teise Euroopa majanduspiirkonna lepinguriigi reisikorraldajate pakettreise, et nemad ei pea olema neid nõudeid täitnud. Ehk siis need nõuded peavad olema täidetud reisikorraldaja poolt, küll aga reisija peab siis teada saama, et kes see reisikorraldaja on. Ehk siis kui reisija leiab enda jaoks sobiva pakkumise, siis tegelikult pakkumises või üleüldse kodulehelt peab reisija aru saama, et kes on see teine pool, kellega mina lepingu sõlmin. Et on see siis reisikorraldaja ise või on see siis reisivahendaja, ehk siis kaupleja andmed peavad olema nähtavad ja kiiresti kergelt leitavad. Ja kui me räägime nüüd reisivahendaja kaudu ostmisest, siis tegelikult reisivahendaja pakkumises peab olema siis info ka reisikorraldaja kohta. Ehk siis tegelikult on kõik võimalused reisijal olemas, et siis kergesti üle kontrollida, et see reisikorraldaja oleks need nõuded ära täitnud. Ehk siis omaks tagatist, mis tegelikult annab reisijale sellise kaitse ja turvatunde olukorras, kui nüüd see reisikorraldaja peaks maksejõuetuks muutuma. Et see on see peamine tagatise eesmärk.
et on see reisija näiteks reisil ja reisikorraldaja muutub maksejõuetuks, siis saab seda rahalist tagatist kasutada reisijate tagasitoomiseks, aga samamoodi siis maksta tagasi nendele reisijatele, kes ei saanud üldse reisile või siis kes ei saanud oma reisi lõpuni olla, kes olid siis maksnud reisi eest, aga siis kas reis jäi terves osas või osaliselt ära. Okei, kui ma nüüd leidsin selle mingi firma, eks ju, kes mulle selle reisi pakkus, ma lähen sinna makseregistri, majandustegevuse registri sinna lehele. Kui ma seda firmat sealt üldse ei leia, siis see on kindel punane lipp, eks, et siis ei tasu nagu üldse selle ettevõtjaga siis või selle pakkujaga edasi minna, eks. Just, aga siin jah tuleb eristada, et ta peab olema siis reisikorraldaja. Et nagu ma ütlesin, et kui ostetakse reisivahendaja kaudu pakettreisi, siis see reisivahendaja ise ei peagi olema seal registris. Küll aga jah, ta peab nägema pakkumisest, kes see korraldaja on, ja ta peaks selle korraldaja sealt registrist leidma. Ja kui ta ei leia, siis tõenäoliselt neid nõudeid täidetud ei ole. Seda tagatist ei ole. Aga kui seal on olemas see reisikorraldaja registritud, aga seal oli vist selliseid ka, et kes olid nagu kirjas seal, aga tagatist neil ei olnud. Ja, et Eesti seadus näeb siis ette võimaluse reisikorraldajal tegutseda ilma tagatiseta, aga see on siis sellistes olukordades, kus siis see pakettreis ei sisalda reisivedu ja lisaks siis reisikorraldaja ei küsi reisitasusid enne, kui reis on täielikult toimunud. Ehk siis, kui me räägime lennureisidest, bussireisidest, mis on pakettreisi osaks, siis tegelikult see välistus üldse kõne alla ei tule. Ja samamoodi, et kui kas või mingit osa reisikorraldaja küsib siis ettemaksuna enne reisi või reisi ajal, siis tegelikult see välistus ei kohaldu. Et seal on 2 tingimust, mis peavad siis olema ühel ja samal ajal täidetud, et reisikorraldaja saaks siis sellele tagatise kohustuse välistusele tugineda. Kui nendest tagatistest nüüd täpsemalt rääkida, siis selline küsimus, et ma vaatasin seal ka natuke ringi, need tagatise summasid oli seal ikka seinast seina, oli 13 000, mõnel oli seal 100 000 ja oli ka miljoneid, 4 miljonit, 1 miljon, et kuidas ma tean või mille järgi ma otsustan, kas see on piisav tagatis või mis on üldse piisav tagatis ühe reisikorraldaja jaoks või kuidas seda mõõdetakse? Reisikorraldaja on see, kes siis peab hindama ja tagama, et temal oleks see tagatis kogu aeg olemas ja et see tagatis oleks siis piisav kõikide kohustuste täitmise tagamiseks. Ja tegelikult reisijal ongi väga keeruline ise hinnata, eriti kui me räägime hästi suurtest tagatistest, et kas see tagatis nüüd katab kõik kohustused või mitte. Võib-olla jah, väiksemate tagatiste puhul see on mõeldav, kui me räägime näiteks tagatisest, mis on summas 13 000 eurot. Ma kujutan ette, et selle eest väga midagi kinni katta ei saa. Tõenäoliselt saab, aga jah, see ütleme nii, et näiteks kui võtta bussireis 40 kohta, 500 eurot, et siis juba ühe bussireisiga see tagatis on lõhki. Aga eks reisikorraldajad peavadki ise hindama, et see tagatis oleks piisav ja eks nad saavad ka nii-öelda maksetingimustega siis reguleerida seda, et miks reisikorraldajad ka tagatise vaates tihtilugu võtavad esimest osamakset küllaltki väikse summana ongi sellepärast, et muidu ta peab juba seda summat tagama. Ja mida väiksem see summa on, seda väiksemat summat ta tegelikult tagama tagatisega peab. Ja samamoodi, et mida rohkem reisi on, seda rohkem kohustusi on, seda rohkem raha on, seda suurem on see tagatise vajadus, et see tegelikult kõik oleneb sellest reisikorraldajast endast, et kui suur või väike ta on, et kui tihedalt ta neid reise korraldab, kuidas ta ettemakseid võtab, kui kallid need reisid on ja kõik kokku, et siin jah sellist nagu ühtset lähenemist ei ole, et iga see tagatise vajadus on natuke selle ettevõtja nägu, olenevalt sellest jah, et kui palju tal siis neid kohustusi parasjagu on, et
ja mida rohkem reise, mida kallimaid reise, seda suurem see tagatise vajadus on. Ja lähiminevikust on ju ka näiteid, kus tagatis ei ole olnud piisav, et kõikidele oma klientidele siis kompenseerida või tagastada raha, et kas on ka juhuseid, kus inimesed ongi jäänud ilma oma rahast, et tagatisest ei ole piisanud või kuidas siis see klassikaline stsenaarium välja näeb? Kui me räägime tagatise kasutamisest, et siis me räägimegi sellisest olukorrast, kus reisikorraldaja on maksejõuetu. See võib olla ajutine makseraskus, see võib olla alaline ehk pankrott. Ja sellises olukorras siis TTJA võtab reisikorraldaja tagatise kasutusele ja hakkab siis reisijate nõudeid koguma, kui nõuded on kokku kogutud, kontrollib amet need ära ja saab siis tagatist kasutada nende nõuete rahuldamiseks, mis on siis õigeaegselt esitatud ja mis on põhjendatud. Paraku praktikas on olnud juhtumeid, kus siis tegelikult reisikorraldaja ei ole oma kohustusi nõuete kohaselt täitnud, mis tähendab, et sellises olukorras, kus on siis reaalselt olnud vajadus seda tagatist realiseerida, siis tegelikult sellest tagatisest ei ole jätkunud, et kõik nõuded saaksid rahuldatud. Ja mis siis see õnnetu klient edasi saab teha, kui ta ei ole saanud seda sellest tagatisest oma raha tagasi? No tavaliselt need maksejõuetused ikkagi lõpevad pankrotiga, mis tähendab siis pankrotimenetlust ja pankrotimenetluse raames saab siis reisija oma ülejäänud nõude esitada. Aga muidugi siin on väga keeruline ju hinnata või öelda, et kas ja kui palju vara sellel reisikorraldajal on ja seal pankrotimenetluses on omad tingimused, et kuidas neid nõudeid rahuldatakse ja mis järjekorras. Aga selles suhtes et kui pankrotimenetlus alustatakse, siis kindlasti reisijad kui ühed võlausaldajad peaksid oma nõuded siis ka pankrotihaldurile esitama. Ma tahtsin rääkida veel sellistest, tänapäeval hästi tavalised juba igasugused Facebooki grupid, reisigrupid. Täna ka mõnes natuke surfasin ringi ja on näiteks seal päris palju selliseid, mitte palju, aga ikka mõned sellised case'id, kus siis keegi eraisiku konto alt pakub näiteks majutust Hispaanias või oli seal ka isegi Kreekas näiteks majutust. Või siis keegi pakkus seal lennupileteid, mis tal endal jäid kasutamata, et ostke mult ära ja maksate siis ainult selle nime muutmistasu ja siis midagi sihukest on ju, et kuidas sellisel puhul kuidas see inimene võiks või mis need ohumärgid või kuidas ta peaks käituma, kui ta näeb sellist asja Facebooki grupis ja mõtleb, et ma nüüd tahaks seda majutust seal Hispaanias broneerida, aga pakkuja on eraisik. Kui me räägime üksikust teenusest, siis see ei ole pakettreis. Et pakettreis eeldab vähemalt 2 eri liiki reisiteenust. Ja reisiteenused on meil reisivedu ehk transport, majutus, autorent ja muu turismiteenus. Ja muu turismiteenus on näiteks ekskursioonid, väljasõidud ja nii edasi. Ehk siis kui me räägime sellest regulatsioonist, siis pakettreiside müümiseks ja korraldamiseks peavad olema need nõuded täidetud. Ehk siis üksikute reisiteenuste pakkumiseks ja müümiseks ei pea olema neid nõudeid täidetud, küll aga iga pakkumise puhul siis tarbija peaks siis hindama, et mis valiku ta teeb, et kas ta ostab selle reisiteenuse ikkagi otse tegelikult teenuse osutajalt, ostab ta selle reisiettevõtja käest või ta võtab tegelikult sellise omamoodi riski, ostes selle ikkagi sotsiaalplatvormi kaudu. Sest tegelikult ei tea ju, kes seal taga on. Ja kui me räägime tarbijate vahelistest suhetest, siis tegelikult ei saa ka hiljem sellise vaidlusega tarbijavaidluste komisjoni poole pöörduda. Sest tarbijavaidluste komisjoni poole saab pöörduda siis, kui me räägime tarbija ja kaupleja vahelisest lepingust. Et siin siis tulebki mängu või teemasse see, mis on tänapäeval hästi juba populaarseks muutunud, et inimesed hästi palju broneerivad ise
kõik need reisiteenused eraldi üksikutelt siis kas otseteenuse pakkujalt või ka mingitelt täiesti kummalistelt veebiplatvormidelt nagu ma ei tea, kiivi.com ma toon siin näiteks või mytrip.com ja noh, niisugused nagu, kus sa saad lennupileteid broneerida või noh, mitte nii väga kahtlased, üsnagi tuntud, eks ju, booking.com, Airbnb, kus saad majutust. Broneerin kõik teenused eraldi otse pakkujate kaudu ja siis mul tekib näiteks mingi probleem, majutust ei ole või lendudega on mingid mured, et siis mul ei olegi tegelikult ju mingit alust Eesti tarbijakaitse poole pöörduda. Eestis saab tarbijavaidluste komisjoni poole pöörduda siis, kui see teine lepingupool on Eestis registreeritud kaupleja, ehk siis kui me räägime siin Euroopa Liidu kauplejatest, siis saab pöörduda Euroopa Liidu tarbijanõustamiskeskuse poole, kes siis aitab vahendada seda kaebust siis vastava riigi tarbijakaitseametiga. Aga esmane suhtlus peaks ikkagi toimima selle teenuse pakkujaga, eks? Ja, et ükskõik emmal kummal juhul, et kui me räägime olukorrast, kus siis reisija ise paneb reisi kokku, ja tal on siis mingi reisiteenusega probleem või on see pakettreis, siis esimene samm peab alati olema ikkagi see, et ma pöördun ise ka siis selle tegeliku teenuse osutaja poole või siis reisikorraldaja poole, et saaks see probleem lahenduse. Lihtsalt kui me räägime reisist, mille reisija paneb kokku versus siis reis, mille reisikorraldaja paneb kokku, siis reisikorraldaja teeb reisija elu nii-öelda lihtsamaks ja mugavamaks. Et kui mingi probleem selle reisiteenusega on, mis on selle pakettreisi osa, siis tegelikult reisija võibki otse pöörduda selle reisikorraldaja poole ja reisikorraldaja siis saab selle probleemi tegelikult ära lahendada. Ehk siis näiteks kui reisija on reisil, ta jõuab hotelli, tema hinnangul see hotell ei vasta lepingu tingimustele, et siis ta peaks kõigepealt sellest reisikorraldajale teada andma. Ehk siis reisikorraldaja saab selle olukorra nii-öelda heastada ja tegelikult see probleem laheneb juba koha peal ära. Aga oletame nii, et kui reisikorraldaja leiab, et hotell vastab lepingu tingimustele, siis lihtsalt see vaidlus jääb üles ja reisija saab siis pärast pöörduda tarbijavaidluste komisjoni poole, eeldusel, et siis see reisikorraldaja on Eestis registreeritud reisikorraldaja. Kui palju Eesti kliendid saavad sellest aru või teavad seda, et nad saavad pöörduda tarbijavaidluskomisjoni siis ainult juhul, kui on tegemist Eestis registreeritud ettevõttega, et noh, ma kujutan ette, et teile võib ju tulla päris palju selliseid booking.com'ist broneeritud majutust, kes ilmus kohale ja majutust ei olnudki olemas, eks ju. Et kas teie juurde tuleb selliseid kliente ka? No tuleb ette, aga mitte palju, sest et TTJA juures töötabki selline üksus nagu Euroopa Liidu tarbijanõustamiskeskus tegelikult, kes tegeleb siis nende piiriüleste vaidluste ja kaebustega, kes siis aitabki sellises olukorras, kus see teenuse osutaja või siis see reisikorraldaja on registreeritud teises Euroopa Liidu liikmesriigis. Et siis ikkagi mingit abi nagu saab, et vähemalt suunamat, et kelle poole siis pöörduda, kui tegemist on mõne Eesti välise ettevõttega. Ja ikkagi, et seda kaebust saab edastada ja aidata ikkagi selle lahendamisele omalt poolt kaasa. Aga tõenäoliselt ikkagi Eesti tarbija eelistab ikkagi, kui me räägime reisikorraldajatest, siis ikkagi Eesti reisikorraldajat, et siis tema kaebus saab hiljem lahendada tarbijavaidluste komisjonis, et see otsus küll ei ole pooltele siduv, aga enamasti reisikorraldajad tegelikult neid otsuseid täidavad või tihti tegelikult jõutaksegi lahenduseni juba enne, kui komisjon tegelikult selle otsuse ära teeb. Nüüd kui nendest sotsiaalmeediagruppidest või Facebooki gruppidest veel rääkida, siis seal on ka juhuseid, kus siis keegi eraisik pakub, müüb nii-öelda, kutsub reisile. Ei müügi otseselt, ta ei ütle, et ta müüb, aga ta kutsub reisile. Mingisugusele sõpruskonna või grupi reisile või huvi reisile. No näiteks sattusin seal peale ühele sellisele üleskutsele, kus kutsuti inimesi purje reisile Vahemerel osalema. Vaatasin selle ettevõttega üle, ei olnud tegemist reisiettevõttega.
et millal siis muutub selline, ütleme, et ma teen oma, on antud juhul, ma ei tea, kas see oli tegemist mingi sõpruskonna purjereisiga või mingi hobireisiga, et ütleme, kui mina näiteks soovin oma sõprusseltskonnale, näiteks oleme suusahuvilised ja ma organiseerin näiteks meie 20-pealisele seltskonnale lennupiletid, majutuse, transfeeri, võib-olla ka veel mingid suusalifti piletid ja kõik nagu, et kas ma nüüd olen reisikorraldaja? Pakettreisi direktiiv ja Eestis kehtiv turismiseadus siis näeb ette sellise erandi, et kui tegemist on pakettreisiga, ehk siis see reis koosneb vähemalt 2 eri liiki reisiteenusest samaks reisiks, aga seda reisi siis pakutakse mittekasumlikul eesmärgil, juhuti ja kitsalt piiritletud isikute ringil, ehk siis mitte avalikult, siis see regulatsioon ei kohaldu, et mis see mõte on, et mõte on näiteks see, et kui koolid korraldavad reise, et nad teevadki seda juhuti, võib-olla korra 2 aastas, nad ei tee seda kasumlikul eesmärgil ja nad ei paku seda kuskil avalikult, nad ei kutsu sinna 3. isikuid, vaid see ongi mõeldud nii-öelda selle kooli õpilastele, et siis see regulatsioon ei kohaldu, ehk siis sellisel juhul neid nõudeid täitma ei pea. Küll aga jah, siin on 3 eeldust, mis siis peavad kõik korraga olema täidetud. Ehk siis piisab sellest, kui pakettreisi tunnustele vastav reis pannakse siis avalikult pakkumisena üles, siis tegelikult juba see välistus ei kohaldu, ehk siis need nõuded peavad olema täidetud. Ja sama võib tegelikult siis öelda selle sõpruskonna kohta, et kui see on selline väike sõpruskond, kes siis iga-aastaselt käib seal suusareisil, et siis see regulatsioon ei kohaldu, aga kindlasti ei tohiks siis olla nii, et see sõpruskond iga aastaga muutub järjest suuremaks või siis jah, et me tahame ikkagi 5 inimest veel juurde, et paneme selle pakkumise avalikult üles, et reklaamime seda ja kutsume sinna teisi reisijaid ka, et nii ei tohiks, et ikka, et kui ikka oma perele reis teha või väiksele sõpruskonnale, et siis ei ühesõnaga kohe, kui on üleval kuskil avalikus Facebooki grupis, tule meie reisile, siis oled juba nagu vastutav juriidiliselt. Tõenäoliselt, et seal peabki siis vaatama, et mida konkreetselt isegi kui ma kasumit ei teeni, eks? Jah, just, et tihti ongi, et võib-olla lihtsalt ei teata, ei tohi seda teha või tähendab tohib, aga siis peaks need nõuded olema täidetud, et kui avalikult ikkagi pakutakse müügiks ja kutsutakse seda reisi ostma, ja see on pakettreis, et siis need nõuded kohalduvad, jah. Ja kui ma ikkagi otsustan sellise pakkumise vastu võtta ja nüüd näiteks reis jääb ära, siis mul suure tõenäosusega abi kuskilt saada ei ole. See on päris keeruline jah, et kui me räägime juriidilisest isikust, et siis jah, võib esitada oma kaebuse tarbijavaidluste komisjonile, aga nüüd oleneb sellest ettevõtjast siis, et kas ta nagu mõistab ja rahuldab selle nõude ära, sest teil kui reisijal on ju õigus, kui reis jääb ära, raha tagasi saada või siis on tegemist väga halva olukorraga reisija vaatest, kus reisi on siis heas usus selle raha ära maksnud, ei ole võib-olla eeltööd teinud ja riske hinnanud ja selle tulemusena siis pärast kannab rahalist kahju. Sellest reisi ostule eelnevast või siis nii-öelda reisile eelnevatest teemadest oleme juba nüüd mõnda aega siin rääkinud, aga üks suurimaid teemasid, millega ilmselt nii meie kui tarbijakaitse kokku puutume, on siis kõik probleemid, mis tekivad reisi jooksul. Ehk kui sa oled juba reisil ja midagi ei läinud, siis plaanipäraselt. Ja nüüd annangi sõna ka Nataliale, et saab siis rääkida, et millised siis need kõige sagedasemad kaebused ja rahulolematused on, millega siis näiteks meie kliendid Estraveli poole pöörduvad? No minu praktika näitab, et kõige rohkem kaebusi on olnud siiski seotud valitud hotelliga, selle hotelli tasemega, teeninduskvaliteediga, toitlustamisega, toidu kvaliteediga, mis siis ei vastanud kliendi ootustele ja ta ei ole rahul. Et kui toitlustamise osas
on see hinnangu andmine üsna subjektiivne, siis no üldine see hotelli tase või kas seal on piisavalt teenuseid, kas see on ikkagi selline ilus ja mugav ja lamamistoolid on pehmed ja et noh, seda kõike tegelikult saab vaadata ju hotelli kodulehelt kindlasti, kuidas see välja näeb, mis seal on. TripAdvisorist ma soovitan alati vaadata, et mis see hinnang on, see Google Reviews on Google Reviews just, et no, et see hinnang ikkagi, no näiteks TripAdvisoris seal on vist kuni 8 või 4 või 4,5 on veel parem see hinnang, et alla seda ei soovitaks võtta, sellepärast et pärast on reisija pettunud, tema puhkus on rikutud ja ta on õnnetu, tal ei ole seal head, tal ei ole seal maitsev ja reisilepingus on ka kirjas, et sellistest asjadest tuleb viivitamatult kohe oma reisikonsultanti. Kui toit ei maitsenud, siis tuleb kohe teada anda. Kohe teada anda, täpselt. Mitte nii, et reisija tuleb ja siis 2 nädala pärast kirjutab, et mulle tegelikult seal ei meeldinud ja ma soovin nüüd 50% reisipaketist tagasi saada. Esiteks reisipakett, nagu on juba mainitud, koosneb mitmest teenusest, et seal on lennud, seal on hotell, no majutus, transferid, et isegi kui tõesti tuleb välja, et ongi õigus kompensatsioonile, sest hotell ei vastanud kvaliteet ei ole hea, siis selle hotelli maksumuse osast on kliendil õigus saada kompensatsioon, mitte terve paketi, reisipaketi kogu summast, sellepärast et lendudega ja transferidega oli ju kõik hästi just. Ma just mõtlengi, et ma kujutan ette, kui palju neid hotelli kaebusi tuleb ja kui just nimelt, nagu sa ütlesid, kui subjektiivsed need on, kui tihti need, eks ju, olenevad sellest, milliste ootustega sa sinna lähed, sinna reisile. Ja tegelikult ongi ju ka inimesi ka erineva tasemega, eks ju, et kui sa loed teinekord neid hotelli mingisugused reviewsid, üks kiidab taevani, teine ütleb, et täielik peldik, vabandust väljendusest, eks ju, et noh, et kui sa nagu konkreetseid fakte ei kaeba nagu, et noh, et seda või teist või teenust või seda konkreetset eset seal toas näiteks ei olnud või noh, mis iganes, eks ju. Et sellest ma saan veel aru, aga kui ma ütlen näiteks, lähen kaeban, et voodi oli kõva ja toit oli maitsetu, siis noh, ma ei kujutaks ette, et nüüd see kuidagi kompenseeritakse mulle. Täpselt, seda on väga keeruline kompenseerida, aga kõikidele kaebustele me vastame ikkagi koostöös reisikorraldajaga, et kui tuleb kaebus näiteks reisikonsultandile, siis no mina näiteks kohe edastan selle reisikorraldajale ja palun uurida, et kuidas siis tegelikult oli, et kuidas nagu üleüldse see nagu tagasiside on olnud ja siis reisikorraldaja omakorda võtab ühendust kohapealse reisiesindajaga, kes siis ütlebki, et ei, meil kliendid on rahul olnud tavaliselt või tihti kliendid saadavad ka pilte. Ja on olnud juhuseid, kus need pildid ei olegi tehtud hotelli territooriumil näiteks, et siis seda saab ka... Vales hotellis. Ja, et linna peale ju võib ka minna ja näidata, et katkised toolid või midagi. Et siis see kohapealne reisiesindaja teeb seal ka tööd, et ta ikkagi läheb hotelli ja kontrollibki, vaatab ise oma silmaga ja noh siis, et noh sellised, et toitlustus või madratsid või linad ei ole piisavalt pehmed, selliseid asju on tõesti keeruline kompenseerida, aga juhul kui näiteks hotellilehel on kirjas, et jaanuarikuus on seal soojendusega bassein olemas ja klient valib selle järgi, et oma lastega sinna minna, jõuab kohale ja tegelikult ei ole bassein nagu soojustatud ja ei olegi nagu seda võimalik soojendada, siis selliste kaebuste puhul oleme küll isegi nagu kompenseerinud kliendile seda teatud protsenti, sellepärast et see on tõesti puudus, mis oli nagu lubatud ja mida klient ei ole saanud. Et selliseid asju on lihtsam, siis kliendil on õigus saada kompensatsiooni ka saamata teenuse eest. Ta näiteks läheb kohale, reisiesindajaga lepib kokku, ostab ekskursiooni, kokku lepitud ajaks, õigeks ajaks tuleb kohale,
bussi ei ole, ekskursiooni ei toimu, et sellisel juhul on ka väga lihtne seda, tal on lihtne esitada see nagu nõue ja saada kompensatsiooni. Aga see järjekord tegelikult ju peaks ka olema, et kas või näiteks vale toa tüübiga, eks ju, et ma saan mingi vale toa, ma olen broneerinud omale merevaatega toa, saan aiavaatega toa näiteks. Et siis ju tegelikult kõige esimene samm peaks olema ikkagi pöörduma kõigepealt hotelli poole. Ja hotellitöötaja poole, kui see ei aita, siis reisi esindaja poole, kes on seal koha peal, just kes teeb seda infotunni ka ja kes bussis võtab vastu. Ja kui see ka ei aita, siis oma reisikonsultandi poole. Ja juhul, kui hotell on näiteks, ei olegi enam merevaatega tube, et siis on kliendil samuti õigus seda vahet nõuda, et kui ta pidigi terve. Või siis pakutakse koha peal asendust teise hotelli näol, mis on vähemalt sama tasemega või parem. Või parem, täpselt, just. Ja siis mida ma veel tahaksin lisada, just et see saamata teenus, mõnikord võib ka juhtuda, et kliendil on reisipaketi sees transferid edasi-tagasi ja kui on aeg minna lennujaama, transfer ei tule, mingil põhjusel ei tule. Võib-olla midagi on seal tee peal juhtunud ja klient peab siis võtma näiteks takso, et taksoga kiiresti lennujaama jõuda. Kindlasti tuleb võtta kviitung, sellepärast et pärast üleüldse kompensatsiooni tehakse tavaliselt kuludokumentide alusel. Et kui klient ei võta tšekki ega kviitungit, siis on väga keeruline tõestada, et ta seda taksot võttis ja kui palju see maksis. Ehk siis reisikorraldaja, kui ta näeb kviitungit, siis tal ei ole enam midagi teha, et ta peab selle kviitungi alusel tagastama selle summa, mis on kliendi poolt makstud taksoteenuse eest. Sest tema transfer ehk siis tellitud teenus, ta ei ole seda saanud. Ja isegi kui hotellis, eks ju, ma tean, paljud kliendid on ju ka sellised, kes on koha peal hotellis, on ju, seal on võib-olla mingid tubade erinevused, hotell nõuab seal mingisugust raha, kui tahad paremat tuba, mida sa tegelikult pidid saama. Ja sa nagu ei tulegi ei hakka kuhugi kaevama ja midagi kohe on, maksan selle paarkümmend eurot ära. Ja siis jõuan reisilt tagasi, siis mõtlen, et ma nüüd hakkan ikka oma seda raha nagu tagasi nõudma. Et nii see päris ei käi. Ei, nii see ei käi ja sa ikkagi pead kõigepealt võtma ühendust ka reisi esindajaga või reisikonsultandiga kuidagi kooskõlastama seda. Ja kui sa juba maksad, siis võta kindlasti ka tšekk, et pärast sul oleks kuludokument, mis tõestab, et sa maksid juurde midagi. Kui palju nüüd siis jõuab tarbijakaitseni selliseid kaebuseid, mis on juba selle järjekorra kõik ära teinud, on pöördunud kõigepealt hotelli poole, siis reisi esindaja poole, siis reisikorraldaja poole, et ta ei ole saanud nagu rahuldavat lahendust oma probleemile ja siis pöördub tarbijakaitse poole, et selliseid on ka kindlasti päris palju. Ja, et kui me räägime reisimisest ja pakettreisidest, siis need majutusega seotud vaidlused ongi kõige inimlevinumad. Aga siin on hästi oluline, et tegelikult seadus ei ütle seda, et kõigepealt peab pöörduma hotelli poole ja kohapealse reisi esindaja poole, loomulikult seda võib teha. Aga lihtsalt, et ei kaota seda aega selles suhtes, et reisikorraldaja või reisivahendaja poole tuleb ka pöörduda. Vahetult pärast seda, kui siis näiteks hotelliga või kohapealse reisi esindajaga seda olukorda lahendatud ei saa. Sest et reisikorraldajal peab olema võimalus koha peal see olukord heastada. Just. See on see seaduse mõte, et ei ole nii, et reisi on reisil, tema arvates see hotell ei vasta lepingu tingimustele ja ei tee mitte midagi. Siis hiljem tagasi tulles ta ei saa seda nõuet esitada, sest ta ei ole andnud võimalust seda olukorda heastada. Sest enamasti tegelikult reisikorraldajad need olukorrad heastavad. Kui nad ei heasta, siis järelikult ongi seal sisuline vaidlus. Et kas see hotell nüüd vastas lepingu tingimustele või mitte. Ja siis tihti jõuavad need vaidlused siis lõpuks ka tarbijavaidluste komisjonini. Koha peal on lihtsam ka heastada, et oleneb kui selles probleemi suurusest. Mõnikord hotell pakub puuviljakorvi või tasuta ekskursiooni reisikorraldaja poolt, et need võivad olla isegi sellised kompensatsioonid ja siis võtavad ka kliendi käest allkirja, et temal enam pretensioone ei ole.
no siin tuleb ka muidugi olla hästi ettevaatlik, sest meil tegelikult oli üks selline kaebus tarbijavaidluste komisjonis. Ma nüüd täpselt ei mäleta, mis see nõue oli selle hotelliga seonduvalt, et võimalik, et nad ei saanud seda tuba, mida oli lubatud, nad said siis nii-öelda madalama väärtusega toa ja hotell siis justkui andis võimaluse lisateenusteks tasut ja võttis siis allkirja, et pretensioone ei ole, aga tegelikult see tarbija on sellises olukorras seal ju sundseisus nii-öelda. Et mis ma teen, et ma ei saa seda tuba, mida mulle lubati, aga ma ei saa seda teist tuba ka enne, kui ma alla ei kirjuta. Ehk siis tegelikult teatud juhtudel võidakse see kokkulepe justkui sõlmida, aga tegelikult see ei vasta mõlema poole tahtele. Tarbija tegelikult võib-olla ei tahtnud seda kokkulepet teha, aga ta tahab seda teist tuba kätte saada ja oma puhkust ikkagi mingil moel nautima hakata ja ta peab selle allkirja alla panema. Ehk siis siin tuleb alati olla ka hästi ettevaatlik, et kui pakkuda just selliseid mingid muid hüvesid selle olukorra heastamiseks, ehk siis ma ei saa seda tuba, mida ma pidin saama, aga kuidas mulle see muul moel heastatakse, et kas see mulle päriselt ka sobib, kas ma olen sellega päriselt ka nõus, sest tegelikult mul on ju õigus siis hinnaalandusele, et ma ju maksin tõenäoliselt merevaatega toa eest näiteks rohkem kui aiavaatega toa eest. Et kas ma olen nõus sellega, et ma saan nüüd, ma ei tea, mingi tasuta õhtusöögi või vahuveini puuviljakorvi või tegelikult ma tahan ikkagi seda rahas. Jah, ma just tahtsingi nagu selleni ka jõuda, et tegelikult ju see klient seal koha peal võib ju keelduda nendest alternatiividest, eks. Et iga allkirja andmine on ikkagi teadlik valik, et peab ikkagi väga tõsiselt mõtlema, et kas sa oled sellega nõus või ei ole. Ja näiteks kui mulle pakutakse ka mingit teist hotelli alternatiiviks seal koha peal, aga ma ei soovi hakata kolima oma asjadega kuskile teise hotelli ja ma ütlen, ma ei ole nõus selle alternatiiviga, et ma tahan saada kompensatsiooni. Toimiks see nii või mitte, ei oska öelda. No kui on pakutud teine hotell näiteks ja klient ei ole nõus, aga see hotell, kus ta on, see talle ka ei sobi, siis on keeruline olukord. Et siis ikkagi peab seda, parem on ikkagi see lahendus, kompromiss või mis ta on koha peal nagu leida. On sul veel mõnda huvitavat näidet tuua, milliseid kaebusi meil olnud siin ja mis võib-olla ei olegi jäänud nagu, mis ei olegi rahuldatud selles mõttes, et on liiga absurdne olnud või ei ole nagu piisavalt põhjendatud? No näiteks lõunamaades on ju hoopis teistsugune kultuur ja näiteks Egiptuse hotellis oli üks tuba, kus oli betoonist valatud selline suur lai magamisase. Seal olid madratsid, voodipesu ja kõige see oli mõeldud siis majutuseks see tuba 2 täiskasvanule ja 2 lapsele. Et nagu võib-olla Põhjamaade inimeste kultuuriga, see väga ei sobi, et ainult nagu üks, et ei ole voodi ja diivan siis lastele eraldi näiteks. Aga et klient kindlasti iga klient ei ole valmis selleks, et nädal aega peab nüüd jagama voodit niimoodi kogu perega just täpselt, et see on jällegi see, et tuleb kindlasti väga tähelepanelikult vaadata pilte, mis seal hotelli kodulehel on ja vaadata, milline see mööbel seal siis sees on, et mis need majutustingimused on. Nagu mul kunagi üks hea kolleeg ütles, et õnnestunud reisi aluseks on madalad ootused, siis mitte, et ma ütleks, et inimesel peaks madalad ootused olema, aga need peaks olema hästi realistlikud või nagu endale juba korralikult enne reisi selgeks tegema, et mis lennukiga sa lendad, eks ju, sa ei lenda mingi Emiratesiga, vaid sa lendad Heston Airlinesiga näiteks. Ja et hotell on ikkagi 2 tärni, tema mingi feedback on seal ka mingi 2,3 näiteks. Et siis sa ei saa keeldada ja kui sa loed seal, enamus inimesed on kirjutanud, et toit on halb, et siis sa ei saagi ju minna sinna reisilootustega, et nüüd kui mina sinna lähen, siis on kindlasti parem. Ja siin tuleb ka tegelikult ju mängu see, et sa ostad selle
reisipaketi ikkagi reisikonsultandi kaudu. Et kui sa ise, eks ju, kuskilt broneerid veebist, siis oledki ise vastutad, kui palju sa oled nagu jälginud, eks ju, selle hotelli tagasisidet ja kui hea see ikkagi on. Aga reisikonsultandid, ka meie enda reisikonsultandid ju iga-aastaselt käivad ju sihtkohas koha peal, tutvuvad nende hotellidega, kas see vastab tärnidele või mitte, kuidas seal siis ikkagi need toad on, kas see mööbel on terve või mitte. Mitmetes hotellides nad saavad ka süüa proovida, eks ju, et kuidas see toidu, kuigi see on jälle natukene niuke subjektiivne, aga reisikonsultandid ikkagi oskavad natuke nagu teistmoodi hinnata, need ei ütle, kas see toit nüüd oli minu jaoks maitse või mitte, et kas see oli rikkalik, kas see oli mis iganes sellist asjad, et reisikonsultant ikkagi saab nagu anda oma hinnangu käides seal koha peal ja kui on sellel hotellil 5 tärnis ja ma käin seal koha peal ja näen, et see ei ole mitte nii hea, siis seda ka kliendile öelda. Täpselt. Et see on nagu vahe, et kui teed ise või broneerid kellegi kaudu, kellel on ka kogemust. Broneerida kellegi kaudu, kellel on kogemus, on palju turvalisem muidugi ja mugavam, jällegi see vastutus ju ka, et kui ise broneerid, siis on vastutus oma, sinu enda vastutus, aga reisikonsultandi kaudu broneerides tema ikkagi vastutab ka. Aga nende hotellide osas jällegi Türgis näiteks on väga palju 5 tärni hotelle, aga see tase on väga-väga erinev ja siin ongi otsustavaks hind, et kui see maksab väga vähe ja 5 tärni hotell, siis ei tasu ootused nii kõrgel hoida. Et ikkagi tuleb olla realistlik, sellepärast et klient tihti valib ka hinna järgi, ütleb, et mul ei ole midagi vaja, mul on, kui päike ja meri on, siis piisab. Ja kui ta jõuab kohale ja näeb, siis mis see on, siis ta ei ole ikkagi nii, et ainult päike ja meri tähtsad on, et ja siis ta on kurb ja siis ta ei ole rahul, et selles mõttes tõesti see hind ikkagi näitab hotellitaset. Kas oskad sina ka öelda tarbijakaitse poole pealt, et millised kõige kummalisemad kaebused on olnud? Tundub, et meile neid kõige kummalisemaid kaebusi ei jõua. Et võib siis eeldada, et reisikorraldaja on suudab juba ise ära põhjendada, ära selgitada, aga selles suhtes ma olen nõus, et subjektiivsed vaidlused on alati kõige keerulisemad. Või kas või see, et kui hinnatagi, et nüüd on õigus hinna alandusele, et me räägime majutusest, aga mis on see majutuse maksumus sellest tervest pakettreisist ja omakorda, et mis see vahe siis on, et mis ta pidi saama ja mis ta tegelikult sai, et need on päris keerulised vaidlused ja tegelikult kui reisija siis selle kaebuse tarbijavaidluste komisjonile esitab, siis tegelikult reisija peab enda jaoks selle läbi mõtlema. Mis see on siis, mis tal nagu saamata jäi, ta peab selle nõude suuruse välja tooma, ta peab tegelikult seda nõuet siis ka kuidagi põhjendama. Aga niimoodi ei ole, et reisikorraldaja peaks kuidagi selle teenuse nüüd tükkideks lahti summades ei, kui läheb selliseks, kui juhus, kui situatsioon ongi juba selline, et oligi näiteks tõsine puudus ja peabki sellest hotelli osast kompenseerima, siis vaatabki, kui palju see maksis ja maksabki, ma ei tea. Sest klient ju alguses ju ei näe kuskile, eks ju, ta näeb seda ühte summat kogu nagu kõikide teenuste eest, et sellisel juhul siis läheb nagu summade eraldamiseks ja sa näed täpselt kui palju. Sest klient võib ju ise küsida ju, mis iganes summasid on ju. No ta soovibki tavaliselt muidugi suuremad summad ja ka hotelli osa tavaliselt vist isegi lennupiletid on ikkagi kallimad, et see hotelli osa alati ei pruugi olla väga suur ja siis peab sellega ka arvestama. Räägime veel siis nagu täpsemalt üle ka, et kuidas ja millal siis ikkagi kus täpsemalt see kaebus siis nagu esitada? Kui klient on reisi sihtkohas koha peal ja tal on kaebus, et reisilepingus on ka kirjas, et tuleb see viivitamatult edastada. Kõigepealt võtabki ühendust. See on see asi, mida tavaliselt inimesed ei taha lugeda. Just, see reisieelne leping, eks. Tegelikult on kõik need asjad kirjas. Ja siis on ju infoleht on ka üks väga oluline dokument, mida reisija saab enne reisi. Seal on ka väga palju olulist infot ja
käsi südamel tahaks öelda, et tuleb kindlasti lugeda ka infoleks, seal on ka väga olulised telefoninumbrid ja kõik asjad, et siis väga palju küsimusi jääb esitamata, et kui seda lugeda. Aga ja reisilepingus on kirjas, et puudustest tuleb koheselt teavitada reisikonsultanti, reisikorraldajat, no kõik kliendil on ju side reisikonsultandiga, kui tal on näiteks infotund juba toimunud ja tal on reisi esindaja kontakt, siis WhatsAppi teel tänapäeval suheldakse, ta võib ka talle kirjutada. Kui sealt abi ei saa, siis juba oma reisikonsultandiga ja nii edasi tuleb, aga koheselt ja võimalikult kohe, mitte nii, et ta on juba kodus ja siis otsustab, et ma nüüd esitan kaebuse. Ja sellisel stsenaariumil siis, kui ma ei ole rahul selle oma lahenduse käiguga seni ja tahan nüüd pöörduda tarbijakaitsesse, siis mis ma tegema pean? Kõige lihtsam on minna siis tarbijavaidluste komisjoni lehele komisjon.ee ja tegelikult seal on kogu see info olemas, et kuidas siis tarbijavaidluste komisjonil oma kaebust esitada saab. Ja see ei ole mingi keeruline kadalipp, mis seal läbi tuleb, et... Sinna on vaja infosüsteemi sisse logida ja tegelikult seal on kõik vastavad lahtrid, mis siis tuleb ära täita, alates sellest, et kes siis selle nõude esitab, kuni siis nõude aluseks olevate asjaolude kohta, et mis siis juhtus ja mis on siis tarbija nõue ja kindlasti esitada siis vastavad dokumendid ka, et ma olen ostnud selle pakettreisilepingu ja sealt siis nähtub, et mis selle pakettreisilepingu osaks on, ehk mis mulle lubati, mida ma siis ei saanud ja mida ma siis nõuan. Tegelikult, mis veel mainimata ennem jäi, millest ma tahtsin ka rääkida, oli ka reisikindlustus. Et ka see on ju tegelikult asi, mis mõnel puhul ka hüvitab sinu kahjud. Aga seal on ikka, reisikindlustus on alati need poliisid ja kõik need katted ja kõik see on lihtne inimese jaoks on see nagu väga keeruline just saada aru selle, et mida ikkagi kaetakse, mida ei kaetada, et see tuleb nagu hästi kullipilguga alati neid tingimusi lugeda ja vaadata, et mitmed näiteks kaitsed on lisatasu eest, näiteks kui on mingi lennude streik või ka pankrot, eks ju, et mitmed riskid ei olegi üldse kaetud, et mul endale oli hea näide see, kui me käisime aasta tagasi reisil Assooridel ja lend tühistati ja meile pakuti küll ka asenduslendu, mis oli rohkem kui 24 tundi hiljem. Meile see kuidagi ei sobinud. Me kohe andsime muidugi lennufirmale teada ka, et meile see ei sobi, et me broneerime ise omale uued piletid. Siis, ja meil oli kõigil kenasti reisikindlustus ka olemas ja kindlustus kõik kattis meile need siis nagu uued kulud, mis me tegime. Ja tegelikult õnnestus meil saada ka sellelt lennufirmalt siis sellise asja nagu Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus 261/2004. Vaat selline määrus on, mille alusel siis on võimalik lennufirmalt taodelda kompensatsiooni, kui sihtkohta jõuad rohkem kui 3 tundi hiljem. On mul õigus? Ja, et lennureisi õiguste määrus siis kohaldub muuhulgas juhul, kui me räägime pikaajalisest hilinemisest, aga ka näiteks tühistamisest või mahajätmisest. Ja see nüüd küll väga lihtne protsess ei olnud, see tuli ikka 1-2 paberit määrida ja päris kaua oodata, aga aasta hiljem me selle kompensatsiooni saime. Kui me räägime lennureisi õigustest ja lennureisijate kaebustest, siis seal paraku need tähtajad kipuvad päris pikad olema, et tuleb varuda kannatust ja kui selline olukord ilmneb, et tekib siis see nõue lennuvedaja vastu, et siis pöörduda lennuvedaja poole. Et see oli tegelikult hästi meeldiv üllatus, et me juba arvasime tegelikult, et me ei saa seda kompensatsiooni. Aga õnnestus aasta hiljem see saada. Aga paljud inimesed jällegi ei tea, et neil sellised võimalused nagu olemas on tegelikult. Alati saab minna ka TTJA kodulehele, et meil on tegelikult hästi palju alalehtesid, mis räägibki erinevatest reisijate õigustest ja tegelikult on kohe eraldi alaleht lennureisi õiguste kohta, kus on siis hästi palju infot selle kohta, et mida millises olukorras teha ja mis õigused siis reisijal on.
Siinkohal tahaks kindlasti mainida ka sellest tervisekindlustuse vajadusest ja kui olulisusest, kui oluline ja tähtis see on, sest mõnikord inimesed ei vormista poliisi, ei teegi tervisekindlustust, aga tegelikult ju isegi siuke väike probleem nagu merevee sattumine kõrva puhkuse ajal võib tekitada väga palju sellist negatiivseid emotsioone ja rikkuda puhkust, kui inimesel ei olegi võimalik siis arsti juurde pöörduda või ta peab pöörduma, aga tal ei ole kindlustust ja see võib väga kalliks maksma minna. Et see on siuke väga väike probleem, et ma ei räägi praegu väga sellistest hirmsatest asjadest, mis võivad juhtuda ja inimesel ei ole reisikindlustust. Egiptuses ilmselt ka päris tihti inimestel toitlustusega tekivad mingid terviseprobleemid, et ka suhteliselt tavapärane asi. Just Tais minu enda laps vajas isegi Egiptuses haigla nagu ravi kiiret, et sellel juhul jah, on hästi oluline. Et see on väga-väga vajalik ja oluline, täpselt. Ja, et TTÜ ka alati soovitab kindlustuse sõlmimist ja selles suhtes jah, et kui tundub nagu keeruline aru saada, et kes mis kindlustust pakub, siis tegelikult saab alati enda jaoks läbi mõelda, et mille vastu ma kindlustuskaitset soovin ja mitte siis küsida konkreetset pakkumist, vaid kirjeldadagi, et ma tahaksin sellist kaitset, et ma ei tea, et kui ma jään enne reisi haigeks, et ma pean reisist loobuma, et ma saaks siis selle rahalise hüvitise, et mul ei tekiks rahalist kahju või kui ma olen juba reisil ja mul ongi vaja haiglaravi, et võibki näiteks lihtsalt oma sõnadega kirjeldada, et mis kaitset soovitakse ja kindlustusselt saab siis seda pakkuda. Jah, sest see on ikka juba nagu seal neid eri riske ja neid eri kaitseid on nagu nii palju, et seal on tükselt tavainimesel, kes igapäevaselt või mis igapäevaselt, võib-olla ma korra aastas reisin, ma ei saa aru, ma ei mõista seda keelt selles suhtes, kuidas seal on, et ma ei oska seal nagu orienteeruda ja suhteliselt keeruline on mul endal võib-olla seal seda poliisi vormistada. Et siinkohal siis jällegi on abiks reisikonsultant, kes alati, meie reisikonsultandid pakuvad ju kindlustust, et ta kindlasti soovitab ja ütleb, et mida peab võtma. Pagasikindlustusest me veel ei ole rääkinud, aga kui on pagas kaasas ja äraandav pagas, siis see on ka selline üsna selline populaarne probleem, et saad kätte oma kohvri näiteks mõraga, nagu mul juhtus Antalya lennujaamas. Aga jällegi teades, et kui ma nüüd hakkan esitama neid nõudeid ja kui palju see aega võtab, ma võtsin oma selle mõraga kohvri ja läksin kohe Antalya lennujaamas sinna teatud kohta, kus tegeleti pagasidega. Ja siis nad vaatasid ja ütlesid, et meil nii pisikest kohvrit ei ole, see oli mul siuke väiksem kohver, aga meil on suurem, tahate, ja nad kohe andsid mulle uue kohvri. Nii et jah, et aga teoorias pakettreisi korraldaja vastutab ka sinu pagasi eest? Ei, lennufirma vastutab ikka pagasi eest. Ikka lennufirma? Ja. Kui mu pagas ära rikutakse või see ei jõua õigeks, charterlendudega muidugi suure tõenäosusega ikka alati jõuab, aga kui on ära rikutud, siis ikkagi otse lennufirma poole, mitte reisikorraldaja poole. Ja, et selle lennufirma poole, kes siis käsitles sinu pagasit. Sest tihti peale inimesed ilmselt ei teagi, mis see lennufirma üldse on. Ma tean, et ma reisin siin, ma ei tea, Novatoursiga või Testuuriga, ma mõtlen, et see ongi nende lennukiks. No või siis minna lennujaamas sinna, siis seal on kirjas ka, seal tookord oli Lost and Found ja siis seal tegeleti ka kahjustatud pagasiga. Aga reisikorraldaja saab alati juhendada. Just, täpselt. Aidata, sest reisikorraldajale tuleb ikka, kui pagas on kahjustatud, tuleb selliseid kirju, aga siis juhendad ja suunad, kuhu pöörduda või saadad lingi. Ja kui reisilend, näiteks tagasilend, tihtipeale on olnud neid juhuseid, kus inimesed istuvad kuskil Egiptuse lennujaamas 6 tundi, 8 tundi, koju ei saa. Et kuidas siis on? Kellel siis nagu see vastutus lasub? Kui me räägime lennureisiõiguste määrusest, see määrus number 261, et siis see kohustus on lennuvedajal.
ehk siis selle määruse alusel saab oma nõuet esitada lennuvedaja vastu, et reisikorraldaja vastu ei saa. jah, sest ma olen isegi kohanud mõningaid klientide kaebusi ka meie majas, kus inimene on pahane, et ta pidi kas siis Tallinna lennujaamas või vastupidi siis tihtipeale ka kuskil seal sihtkoha lennujaamas kojulennul nii kaua ootama, lend hilines ja tema tahab nüüd kompensatsiooni reisikorraldajalt või siis enamasti nad alguses tegelikult küsivad üldse US Travelilt seda kompensatsiooni, et siis ikkagi lõppkokkuvõttes ta ikkagi suunatakse selle lennuvedaja. Kui me räägime nüüd sellest konkreetsest hüvitisest, et mul lend hilines või tühistati ja see tekitas mulle ebamugavusi, mida see tekitab, siis seda hüvitist mida see määrus siis ette on näinud, saab reisija nõuda lennuvedajalt. Aga näiteks kui me räägime olukorrast, et ma pean minema reisile ja ma jõuan tegelikult sinna 1 päev hiljem, siis tegelikult mul on 2 nõuet just, kui mul on see mittevaraline nõue lennuvedaja vastu, et mul oli lennutõrge, aga tegelikult ma olen ju maksnud reisikorraldajale selle majutuse eest, selle 1 öö eest, mida ma nüüd ei saanud. Ja seda riisikut kannab reisikorraldaja, ehk siis tegelikult reisikorraldaja peaks siis hüvitama mulle selle vahe, mis ma maksin siis selle 1 öö eest, mida ma tegelikult ei saanud, et see on nii-öelda see varaline pool, et ma ju maksin midagi, mida ma ei saanud, lisaks siis sellele hüvitisele, mida see määrus siis ette näeb. Just. Ütleme siis lõppu mõtteks ja mõned praktilised soovitused ka, et sellised lühikesed, ma ei tea, ütleme mingi 3 soovitust, et mida enne reisi broneerimist, ostmist, millele peaks üks inimene tähelepanu pöörama? No mina arvan, et inimene peaks väga põhjalikult tutvuma hotelli kirjeldusega ja siis ka selle vaadata reisijate poolt antud tagasisidet ja seda hinnangut, et milline see hotell on. Kindlasti ka vaadata, kes see reisikorraldaja on, et kas tal on kõik nõuded nagu täidetud. Siis kindlasti tuleb vormistada igale pereliikmele reisikindlustus. Ja siis probleemi tekkimise korral tuleb siis, juba siis reisi sihtkohas tuleb kindlasti koheselt võtta ühendust oma reisikonsultandiga või siis kohapealse reisi esindajaga, kui kontaktid on juba olemas. Kinnitad, lükkad ümber või on sul midagi lisada? Kõik head soovitused, et kindlasti saab ikkagi kõik alguse sellest, et kuhu reisida tahetakse, et mis on see sihtkoht, mis nõuded seal on, kas mul on vastavad dokumendid olemas ja sealt juba edasi, et näen pakkumist, teen taustakontrolli ja vaatan ikkagi seda pakkumist kriitilise pilguga ka, et kui see on ikkagi selline hästi üldine või ongi, et edasine suhtlus käib kõik Messengeri kaudu ja öeldakse, et arve tuleb tasuda füüsilise isiku kontole, siis need peaksid ikkagi olema need ohumärgid, kus siis reisija peaks siis väga tõsiselt kaaluma, kas selle tehinguga ikkagi edasi minna või mitte. Ja muidugi see, et kui see hind on liiga hea, et olla tõsi, et tihtilugu siis see paraku nii ka on, et seal on ka mingi konks taga. Jah, enamasti ikka kehtib see inglise keeles on hea väljend, et you get what you pay for. Et nii ongi enamasti. Aga kui kõik on korras, taustakontroll on korras, reisikorraldaja on need nõuded ära täitnud, et siis ikkagi tasub nii nagu eelnevalt ka juttu oli nende dokumentidega tutvuda, et see info oleks selge, et ma tean, mis selle teenuse hinna sees on ja kas see sobib mulle, kas see vastab minu ootustele, vajadustele või mitte, sest et reisikonsultant ongi ju selleks, et temaga dialoogi pidada, et mis on minu ootused sellele reisile ja tema saaks siis seda reisi mulle pakkuda, teeb minu elu ju palju lihtsamaks ja samamoodi nii nagu ka enne sai välja öeldud, et kindlustus. Et reis ikka osutuks selliseks, nagu ma alguses ütlesin, ikkagi positiivseks, inspireerivaks elamuseks, mitte et sa peaks hakkama seal kohapeal tegelema erinevate probleemidega. Nende teemadega me siis selle saate lõpetame ka ja soovime siis kõigile väga õnnestunud reise. Just, aitäh! 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 Kuulmiseni!
reisilainele reisilainele S-Traveliga.